õppekäigud, muuseumitunnid, erinevad ekskursioonid, no see on alati olnud ju õpilastele üks osa õppetööst, mille jah, tõesti on vanemad sageli kinni maksnud. Ja Haridus-Teadusministeerium leidiski mõnda aega tagasi, et nii see olema ei peaks ja vanemad oma raha sinna kulutada ei tohiks. Aga võib-olla natukene selles valguses, kuigi see asi on tänaseks ümber vaadatud, leidis ka Loodusmuuseum, et tuleks koos erasektoriga õlg alla panna ja luua fond, mille abil saaks õpilastele pakkuda tasuta keskkonnaharidust. Koolid ju said justkui sõnumi, et enam ei saa käia õppekäikudel, on siis teatris, kinos või muuseumites. Ja tegelikult põhjus, miks ikkagi sai selle vastu tol hetkel nagu sõna võetud, oli see, et see põhiküsimus, et millist ühiskonda me tulevikus tahame, millist noort me kasvatame. On asju, mida klassiruumis 4 seina vahel lihtsalt õppida ja õpetada ei saa. Ja selles mõttes õppimist rikastavad tegevused, õppekäigud, see on osa haridusest. Täna on Haridus- ja Teadusministeerium teinud kõva kriitika peale kannapöörde ja rõhutab, et õppekäikude jaoks tohib raha koguda, kui need tulevad annetusena lapse vanematelt ja kõik õpilased sõltumata panusest sellest osa saavad. On tore, kui meie head õpilased ja õpetajad leiavad kenasti uuesti tee muuseumisse ja teatritesse ja teistesse kultuuriasutustesse. Nii et sellest hakkame pihta ja eks kui selle kooliaasta saame selja taha jäetud, siis kindlasti see teema ei vaibu ju, jätkub, nii et eks me arutame seda edasi. Nagu vastuseks ministeeriumile on Eesti Loodusmuuseum kutsunud ellu erasektori kaasrahastusel põhineva haridusfondi, mille eesmärk on teha tasuta muuseumi ja keskkonnaharidus ligipääsetavaks igale lapsele. Muuseumi haridust ja õppekäike tehakse oluliselt vähem, sellepärast et koolid, õpetajad ei julge neid väga teha, sellepärast et nad täpselt ei tea, kas see on lubatud või mitte lubatud. Lapsevanemad nagu tahaksid panustada, aga nad ei tea, kas nad saavad. Nii et see on kindlasti üks nendest põhjustest, miks on veelgi see keskkonnaharidus kehvemini viimasel ajal kättesaadav olnud. Nii et me selles mõttes tõesti ka seda eesmärki täidame, et need õpilased ja lapsed, kes ka võib-olla viimase aasta jooksul ei ole kusagile jõudnud ei loodusesse ega muuseumisse, siis ikkagi leiaksid tee tagasi. Fondi käivitamine ei oleks võimalik ilma erasektori toeta ja nii toob Loodusmuuseumi esimene suur partner muuseumitunnid tuhandete lasteni. Meie soov on panustada ja anda jõudu juurde, et tegelikult lapsed saaksid siis tulla kas siis Loodusmuuseumisse, saada õppeprogrammidele või ka muuseum tuleks ise otse neile külla. Viimastel kuudel on olnud veidi segadust siis selles osas, et mismoodi üldse on võimalik ja segaduse lahendus on ilmselt kõige tähtsam. Võtame esimese sammu, võtame koostööks 3 aastaks ja loodetavasti 6000 last saavad selle jooksul siis loodus- ja keskkonna programmides kaasa lüüa. Küll aga on tähtis märkida seda ära, et see fond ei koosne siis ainult meie rollist, et me kutsume kõiki liituma, panustama ja seeläbi siis paraneb kõigi laste jaoks siis ja noorte jaoks ligipääs keskkonnaharidusele. See loodusfond, kui seda õigesti kasutada, kui seda tõesti lastele loodusega lähedasemaks saamiseks rakendada, siis ma arvan, et sellest võib väga palju kasu olla. Kui ta muidugi nüüd erasektorilt tuleb, siis ühelt poolt riigile võib see olla natuke selline väike koputus, et erasektor on jõudnud oma riigi noorte harimisest ette, aga tänases kontekstis erasektorile on see tõesti plusspunktid ja müts maha.